algas järjekordne osa saatesarjast Vabavisked. Ma proovin mingit heliefekti tekitada. Jah. Vabavisked. See on siis intervjuud suurfilmi Kalevi tegijatega. Intervjuud suurfilmi Kalev tegijatega. Mul on käänetega. Ja miks selle saate nimi on Vabavisked? Meie geniaalne copywriteri aju ütles, et see oleks parim nimi korvpallisaatele või filmisaatele. Yeah. Vabas formaadis intervjuudest. Ja. Me ei tahaks, need ei ole nagu need kolmesed. Need ei ole nagu kindla jooned. Vaba. Kuigi need suht pingelised alati. Aga me lihtsalt tundus, et on äge suurfilm Kalev tegijatest. Tegijatega istume maha tegijatega, filmi tegijatega, selle filmi näitlejatega. Kes siis täna on? Täna on meil Jonathan Peterson. Jonathan Peterson, kes mängib filmis Tiit Sokku. Kodutöö jumala tehtud. Nii et vaatame, mis infot siit kuuleme, keda me taga räägime, kui üldse ja kas ka paar korda äkki naerame või nutame. Head vaatamist. Ja head kuulamist. Sinu koht. Anna mulle korraks külalise kaader. On super, vaata küla. Sul on medan millegagi, jah? On, jah. Täiesti vabas vormis üldse ei pea nagu palvama ja midagi. Et siuke nagu, Ja kui Kaaril siin nagu solvab otse, siis selle võib pärast välja lõigata. Ma ei solva otse. Ei lihtsalt, et ta ei ole siuke lõikamata podcast. Tähendab üldse podcast, see ei ole kindlalt. Mikrofonid on ainult siuksed. Pane endal mikkeri nii, et oleks rusikas vahel. Võta mugav asend ja siis rusikas ja siis tee niimoodi edasi. Kuidas ma kutsume Jonathan? Kõigepealt oli jama esiteks selles. Meil anti nimekiri, kes mängisid filmis. Jonathan Peterson, sorry, aga no idea oli mul. Mul oli see, et ma vaatasin, et me ikkagi Facebookis olime sõbrad millegi pärast, ma pole aimu ka miks või millal. Ma võin valgustada, kui sa tahad. Sa mäletad või? Millal? Pideme multinäitari tegema mingit sukest mokumentarit nagu tegema hakkama ja siis ma pidin selle produma koos Ailiga. Selle mokust veel eraldi moku või? Või selles... Ei, täispik nagu mokumentar. Sa olid seal kambas? Ja me ei kohtunud kordagi. Korra kohtusime kooli ees. Siis ma olin selle Pärnu Pamaranda ülbuse peal vist. Siis ma olin, et mingi keegi, kes lihtsalt ajab asjad kartata. Mattias on hästi palju neid nagu tuttavaid, kes on Facebookis, siis tuleb välja, et meesterahvad just, kellega ta kuskil mullivannis käinud. Selles mis mõistes ta äkki oled, et kuule, ma käisin mullivannis. Siis oleks aga ma hakkasin guugeldama ja ma näitan, Mattias ütle, kus ma näitan, siis et ma olen nagu see... Näita sinna, see kus punane on. Hakkab pihta, Google, Jonathan Peterson. Vaste number 1. Päriselt ongi Jonathan Peterson. Ma ei tea, kui palju sa ennast guugeldad, kui tihti? No kord nädalas. Liiga arva. Ja tuleb juurde nagu Jonathan Peterson. Jordan Peterson oli ka kohe. Tead siukest meest on. See oli esimene, et ma ei ole Jonathan. Nii. No, see on natuke lähemal. Nii, aga ka väga kena mees. Nii, näeb sinna. Publik näeb, on ju. Landscape. See on siuke nagu Bill Gatesi taoline. Jonathan Peterson, siuke. No tegelikult suht sarnane isegi. Ja kõik noored, kes vaatavad siis, et meil oli lihtsalt printer on mustvalge, Google'is ikkagi olid värvilised pildid. Me tahtsime ajastud ruudule, sest Google oli ju 91. aastal mustvalge. Ühesõnaga, see on üsna sarnane tegelikult. Tegelikult see on päris täpne. Ma lähme sellega. Kas see on see koolub või? Ei ole? Mis koolub? German ei ole. Ja kõik on PhD-d, kõik on doktorid olid. Jonathan Peterson on kõige levinum USA PhD nimi, nii et sa võid USA minna, sa õpid vist produtsendiks, produtseerimise PhD-d minna tegema. See ära lihtsalt jube pikslis. Aga siis me leitsime ikkagi üks pilt oli Google'is, ma viskan maha lihtsalt Jonas suva, on ju. Üks pilt on Google'is. Juba hakkab tulema. Kust see tuli? See on sul see Jonathan Peterson.com on ka või olemas juba? Mobis oli see. Või Mobi või? Mobis, ei. See oli vist see modellide andmebaas, kuhu saab ise panna oma pilte.
ei, tegelikult oli mingi modellide andmebaas, kuhu saab ise pilte panna, kui see oleks ei, Mubi oli või mingi siuke asi oli. See oli mingi filmi andmebaas, kus olid kirjas sinu produtseeritud teosed. Siis see oli see F-is. Ei, F-i oma ei olnud. Vahet ei ole, lõikame välja, paneme pärast sinna. Ma ei võtan selle korraks üles ja ma tahtsin võrrelda. Meil on nüüd nagu igas saates me võrdleme näitlejad, on ju. Hullult palju sa oled saanud juttu jääda selle alguse kohta. Täiesti sama aru, mis persoon sa oled. See on Tiit Sokk, on ju. Rahvas näeb. Kumb on Sokk ja kumb on... Minust nagu üks asi, mis ma täheldasin. Mis sina täheldanud esimesena? Ta on pikemust. Kui pikk sa oled? 83 väidetavalt nende Kalevi mõõtjate järgi, aga ma arvan, valetasin natuke mind pikemaks, sest et režissööril oleks mugavam. Kui pikk Sokk on? 91, 92. Okay. Aga kui pikk on Põlvik? Ära hakka jälle nüüd. Ütlesid, ära hakka neid, palun. Meil on tõsine saab. Meil paluti, üks asi, mis meil paluti teha, ärge tehke oppi ja seda Joonas Ellermaa, seda tilulilu, mis mööd, vaid et nagu lõbus saade oleks, aga sa ei pea hakkama nüüd, kui pikk on Põlvik. Okei, Jonathan Peterson. Nii. Kellelt sa milliselt näitajalt sa võtsid ära üldse selle rolli? Et kui sa produmist nagu õpid ise või oled õppinud, et sul kindlasti oli käpp sees juba nagu selle filmi tootmises, ma eeldan, ja siis sa lihtsalt vaatasid, et see tüüp ei sobi, ma olen rohkem Soku moodi. Jah, alguses paluti Mattias Naani Soku rolli, aga siis ma vaatasin, et midagi... Siuke veits lodev ja lõuga ei ole päris Soku lõuga. Võdetel tõenäoliselt ei hoia suud kinni. Sellepärast, et on see... mitte isegi, et sealt midagi tarka juttu tuleks. Ma ei räägi, mul oli suur laati kogu aeg. Tegelikult ma ei tea küll, keda nad ennem kaalusid Soku rolli. Et ma ise käisin küll ka Gert Kullamäe castingul kevadel. Seda enda filmis ta tegi. Et Gert Kullamäe castingul. Gert Kullamäe rolli siis castingus, et sinna ta tahtsi kedagi nooremat. Ja siis kutsuti Sokku kapu roovima. Et ma tõesti ei tea, kes seda enne pidi mängima. Vist pidi Veiko, kui ma ei eksi üldse, aga ta nüüd mängis Pehkat. Mina isiklikult nagu... Veiko Täär või kes see? Veiko Porkan. Veiko Täär. Kõik on mingi noored tüübid, see mingi Veiko Täär. Eikutit. Ma olen ilus mees. Ei, Veiko on ka ilus mees, jah. Ei, mulle nagu meeldib lihtsalt hinnata Eesti meesnäitlejaid ilu järgi. See lihtsalt mul on minu... Ja, sest pikalt on see käinud naiste pihta ainult, et nagu Annet ei vaadeta, aga lõpuks on nagu meeste aeg ka. Nii et sul on väga hea karjääri eesmar. Lihtsalt kui võtta nagu näo järgi ainult. Sokk on siuke Eesti mees, sa näed nagu veits välja nagu midagi on siukest nagu... Ma ei hakka, et kus sul see veri tuleb nagu, et selline... Ei tead päris täpselt tegelikult, aga arvatavasti on juudi veri. Okei. See karugate siis ka näos vist, jah? Sest mul ei tule, mul on... Nina on ju, see on palju õhku, õhku on tasuta. Ja siis, aga mingid vana-ema vist oli tegelikult juut. Sealt kaugelt kunagi Iisraelist, aga mitte nüüd lähipõlvedest, viimased mingi mitused aastat. Okei. Aga see nina tõttu mingit vigastust ei olnud, kui trenni tegite Kossu jaoks. Et umbes, et muidu oleks sööt mööda läinud, aga siis kuna nina enamasti võtsin mahelt. Võtsin mahelt, sain kätte. Nagu delfiin, vaata. Söötke mulle. Aga... Sest oli kasu pigem. Liigume sest juudi nina teemast mööda kiirelt. Meil ongi eraldi segment nagu näitlejad ja nende etniline päritolu. Et lihtsalt nagu, mis Tre raadiosse tuleks nagu pühapäeviti. Kas Eesti Kalevi, Eesti filmis Kalev mängib mustanahaline ja juut. Lähme vaatame järele. Jah, seal mind oli vaja selleks, et Oscaritele saaks. Muidu Tiit Sokk tavaline Eesti mees, aga meil on vaja juuti. Naisi ka väga filmis ei ole, eks siis oli vaja vähemalt kuskilt otsast. Just. Õnneks ma just mõtlesin, et Jim Ashilevi vaata ei mänginud vist Kossu piisavalt, et siis nagu toodi see USA mees. Ai, sorry, jälle, lõikame välja. See läheb välja kindlasti. Kuusmaalt võtib transsoolile.
tuleks kõik linnukesed. Kuusma tegelikult on panseksuaalne. Okei, aga see nagu lihtsalt Ove pärast räägib, et oleks kõik seisma. Kullamäe on tegelikult. Lihtsalt faktiliselt sa võid meile pärast kirjutada ka, et kui sul miski jäi nagu nii, et ärme please seda sisse jätta. Lihtsalt väike vahe siuke. Aga sa oled tegelikult oled näitlejate suguvõsest, on ju? Jah. Kes sul kõige parem on peres näitlejana? Või ütle kõige halvem, kumb lihtsam on? Või kõige parem? Kurat, ma ei oleks pidanud. Ei, kes kõige parem? See on loogiline, sa pole näitlemist õppinud. No, siis ma mõnda aega õppisin ka. Aga sa olid seal VHK-s või kus sa alustasid või olid lavakas? Alustasin VHK-s, korra käisin lavakas ka läbi. Kaua sa olid? Mu vend oli 3 kuud. Ma olin 2 aastat. 2 aastat. Nii napilt, see on nagu põhimõtteliselt näed ju finish it ja... Ei, 4 aastat on lavakas. 4 aastat. Siis on poole peal. Pluss residentuur. Paisen aastad. 7 aastat residentuuri või pärast. Oota, aga mis aasta välja lase sa oled? Mille, mis mõttes? 93. 93, okei. Jesus Christ. Siis tuli välja Jurassic Park. Ma lihtsalt mõtlen nagu ajaliselt. 2 aastat pärast seda kuulsat matši. Seda sai siis ei näinud, on ju. Vist on ju. Ei näinud. Huvitav on see, et see oli 6. mail ka. Sul on siin nagu 6. mai, jah? Okei. Tegelikult või? Minu teada küll, kui ma õigesti mäletan, jah. Sünnipäeva või seda matši? Sünnipäeva. Okei. Aga mingid sporditausta sul on ka või? Sporditaust on ikka, jah. Et on judo ja võitluskunstidega tegelenud ja kergejõustlikkus käisin pikalt ja eks ma siis seal lavakas on jah tants õpitud ja tšatšat ja balletti tegime ja Foxtrott oli lemmik. Mis sa lavakas tegid? Foxtrott on jumala käpas. Ladina-Ameerika tantsud. Salsa. See juudinaga poiss, tema sobib hästi Ladina-Ameerika tantsud. Okei, rohkem ei mailista. Ei, näitlemisharjutused ongi, et salsa tantsuna ja siis salsa kastmine. Salsa tantsuna kastmine. Jah. Ega jah, selles mõttes, et kui palju siis läks tegelikult aega, et võt, mis kuntsid see... Aga see, jah, mina olen Kaarel Nõmmik, on ju. Paljud, ma olen hästi kuulus või väga kuulus, sest keegi ei tea seda, aga mind kogu aeg on mingi ringvaade on tahtnud mind enda saatesse, sest ma räägin lihtsalt selle loo liidult ära. Ringvaade helistab mulle, Kaarel, tuled saatesse oma vanaisast rääkima. Ma ütlesin, et mu vanaisa oli mõnus mees, oma peas nagu, et miks äkki vanaisa ta nädal või mingi siuke asi, et võin tulla küll. Ja siis komedifestivali nädal oli ka vist umbes, mõtlesin sellega seos kuidagi ühesõnaga, jah, mõtlesin, et lähen räägin oma vanaisast nagu, et miks mitte. Siis me hakkas ikkagi nagu kummitama, ringvaates, et oma vanaisast nagu, siis ma helistasin tagasi, et aga mis kontekstis nagu. Ja siis, su vanaisa oli ju Sulev Nõmmik. Siis ma mõtlen, ma oleks saatesse läinud nagu, et olekski kohale läinud reaalselt nagu, et nagu kui ma ei oleks helistanud tagasi ja küsinud, et mis kontekstis, siis lähed sinna mingi, cool, et võib-olla koomiku eits vaata räägid oma vanaisast, et vaatas Playboy töösid ja vaata salaja, kui hakkasid TV3 näitama, vaata, et jumala cool nagu, sa oled saates seal nagu Marko Reikop ja Grete Lõbu, et et räägi meile oma vanaisast, Ilmar oli nimi, oota, sulle ei... 15 minutit otsesaadega ei oska kaasa minna. Marko Reikop just, kuule maitseme äkki mingit toitu. Et ma tahtsingi jõuda tegelikult selleni, et kas sul see Kristjan Peterson, kes läks Lätti jala ja suri ära kohe. Minu teada ei ole minu suguvõsast. Kas see Kristjan Jaak oli see, kes oli peata veel kõndis või? Või tema oli lihtsalt, kes kõndis? Ei, keegi oli peata kõndis ka pikalt. See oli võib-olla Eesti ajal Mattias Naan Prantsuse lütseumi vilistlane see peata kõndis, see oli Prantsusmaa, see on Jean d'Arc. Aga räägi meile tegelikult tõsisemalt teemadel ka, et mida see Kalevi film ja see matš ja mida see sinu jaoks üldse nagu tähendab? Jah, sinu jaoks, kes veel ei olnud sündinud sellel ajal, et mis see sinu jaoks tähendas? Nagu... Mõtlesid selle nurga alt?
ma mõtlen üldiselt, et milles see film nagu, et kui sa pead Eesti rahvale, kes kõik meie saadet vaatavad, pead nagu ütlema, et miks selline film vajalik on. Noh, kui sa ei ole režissöör, sa ei ole nagu selle filmi produtsent, et miks tunned, et see film Kalevi võidumatšist, et miks seda on vaja näidata, vaadata inimestel? Ei ole vaja, mitte midagi ei ole vaja, aga võib-olla mis nagu praegu, kui tuua ta nagu, et esiteks, eks ole, et nagu korvpallifännidele paljuski ja nendele inimesed, kes mäletavad seda aega, et see on nagu tore siuke nagu nostalgia. Eestis pole väga palju tehtud viimasel ajal siukesi spordifilme ja võib-olla eks ta on siuke nagu, eks need poisid läksid mängima nagu väliste olukordade kiuste, et võib-olla see on siis nagu, kui natuke laiendada seda teemat, et siis minna sinna, et ükskõik kui raske nagu aeg praegult on ju, need mingid koroonad, sõjad, asjad on ju, et siis tuleb kõige kiuste ikkagi oma asja teha ja võib-olla see on nagu, oleks see niisugusem suurem mõte. 10 punktis oligi nagu tegelikult test sulle, et kui sul hakkab see PR periood peale selle filmiga, et kuidas sa nagu päris siis nagu päris mingis saates vastaksid. Nii et see oli väga hea. Ma arvan, sa oled valmis. Ja ma kujutan ette, et need stseenid näevad välja nagu väga realistlikud. Et kuidas see treeningprotsess nagu... Kas see oli raske lihtsalt see, et ennast nagu sinna... Noh, ma arvan, et need näevad välja nagu päris kossumäng. Minu jaoks oli see korvpalli mängimine küll väga suur ettevõtmine. Mina tulin ikkagi null tausta pealt selles korvpalli, et muidugi mingi gümnaasiumis poistega põrgatanud olin, aga enamasti mulle ei nagu enamasti mulle ei söödetud, eks ole. Ja sa olid pigem niimoodi. Sa ootasid taga, et naru on. Ma ootasin, jah. Sa olid pigem söötsid niimoodi. Ei tea, et ma pean nagu nullist ikkagi õppima seda kossu, et see oli küllalt intensiivne trenni. Ja. Aga kas sa pereliikmetel, kes on siis nagu vist paberi järgi kogenenumad näitlejad, kas sa mingit nõuga küsisid, et kuidas sinna Soku rolli minna? Ei olnud nii, et paps ütles, et pane vuntsid ette. Ei olnud, jah. Ise tulid selle peale, et vuntsid. See on nii laigis. See vist ongi mind vaja, kuigi mega ma parem. See jõuakski kuhugi. No eks ma ei mingeid asju ikka küsisin, eks ole, kuna ma ei tahtnud nagu parodeerima hakata tegelast, aga temast on küllalt vähe materjali, kui ta noor on. Kuidas nagu läheneda sellele, et jah, et siis ma nagu natuke isa nagu suunas võib-olla mingeid asju jälgida nagu lihtsalt inimese puhul ilma, et läheks järgi tegemiseks. Reisi just. Jah, et vaadata, kuidas ta riied olid sitked. Ei, ma just, siis Sokk oli ju tegelikult Eesti rahva kangelane siin mõned aastad varem. 88 vist oli see, kui ta Kullaga tuli, noh, Mattias on see ajaloo pubiline. Kullaga koos Erika Salumäega tulid vist soolist ja olümpiavõit Kulla. Mis ta tegi? No Venemaa koondisega võitsid Kulla. Ja siis tuli... Ei, ma teadsin, jah, ma teadsin. Erika Salumäe sõitis jalgrattal. Dialoog oli palju sul või? Pigem oli vähem, et oli ikkagi nagu toetav roll. Et, aga mis roll Sokul platsil oli? Kas ta oli keskel või ta oli kuskil all või keskemees? Sest mul oli see, et Kaalile rääkisin, et mul nagu nimi Tiit Sokk on jumala pähe nagu graveeritud, aga siis kui ma guugeldasin pilti, siis mul ei löönud nagu ühtegi mälestust nagu näoga ette. Sa oled Tiit Sukaga sassi lihtsalt. Ma ise arvasin ka alguses, et ma olen Sukka. Tiit Sukk, et on ju blond ja nagu mitte nõmi pakk, noh lihtsalt vormist välja. Tiit Sukk tribüünil läksid kaasa elama. Väike Tiit Sukk. Ma kuulsin, et väga paljud näitlejad kusjuures Eestis olid ikkagi nagu solvunud, et nad välja jäid. Noh, ma nimesid ei hakka nimetama, aga kinoteatrist mõni. Kinoteatrist need vennad. Pikem vend. See pikem. Ja Ain Lutsep oli. Ain Lutsep, jah. Ja Ain Lutsep võttis Pehka alla. Oli 20 aastat teinud trenni. Ja Pehka ja Jaan Rekkor ja päris palju oli neid, kes nagu nurisesid valikut üle. Kaljo Kisk. Postuumse. Ära hakka! Heino Mandri. Jüri Järvet.
seda mulle palli panna. sa seda tead, on ju, et kui välismaal on ju, on see siuke släng, et kui sa nagu võtad mingi paberi, on ju, no ütleme, kirjutasid midagi, mingi mõtte, mis ei olnud väga hea enam. Kortsutad ära, siis vaata prügikast on seal ja siis teed nagu Kobe. Seda tead, on ju. Ma olen viimast 10 aastat proovinud, et Eestis estindaks ära selle nii, et kui tuled samamoodi pealt paberi kokku nagu, siis teed nagu Tiit. Kusjuures mul on jäänud siuke loll harjumus küll, et kui ma midagi viskan kuskil prügikasti ja see läheb sisse, siis ma olen Tiit Sokk. Oh jah. Ongi nii või? Yes. Ma võin täiesti niimoodi. Päriselt sa võtsid lihtsalt nagu, et nagu... Ei, ma kogemata teen seda, jah. Ma võtsin, et sa praegu lihtsalt, et nii debiilse asja küsis ja et ma lihtsalt nagu, et ei taha kurvastada. Kaarel ütles mingi 10 korda, et kas ära seda küsi. Täiesti nagu mingi... Okei. Kahjuks jah, pean tunnistama, et ma teen seda. Okei. Kuule, aga sina kui väga, me oleme siin öelnud juba, et pilt ilus mees, et kuna me oleme Facebookis sõbrad, siis ma enne, üldse ei mäletan miks, aga viimane pilt on sul aastast 2019. Kas see näitab kuidagi seda, et sa oled nagu... et sul on nagu siuke tervislik suhe sotsmeedia ja oma siukse kuvandiga või sa, et miks sul, et sul on nagu antud, miks sa ei jaga seda või sul on Instas on, millal see viimane Insta on? Viimane Insta on, ma ei tea. Eile. Siin ukse taga, tule nii tekad. Meil on OnlyFansid värgid, kuljus väljas. Facebook on penskarit. Oota, aga see tähtis küsimus, et sul naine ka on või? Ei. Okei, aga plaanid või? Enam mitte. Läksid hiljuti lahku? Mitte nii hiljuti, aga küll. Maitsest mõneks aega. Okei, see. Lähed mingi India Eat Pray Love'i ka vahepeal. Ei tea. Aga sul on, kas sul on... Vist Juurmalasse korda. Aga sul on perel on vist veidike selline... katoliiklik taust või kuidagi on jah, et kuidas, et sa saad ringi lasta ka nagu, et et selles mõttes, et ma ei tea. No ma pean ikka ennem isad küsima oma vooruse üksme, et saaks võtid tissi. Tahaks välja minna. Et tissi, et mis isa nimi oligi? Lembit kaupide. Selle, mis teil on seal see siuke kambürike, kus Lembit kirjutab sule ja... Kanuti Gildi vana uks. Ja seal teatrumi keldris kirjutab sulega neid gravüür, või mis ta teeb nagu, taab neid ja siis Lembit papa. Ja mul on 2 küsimust. Tead, esimene, kuidas mängida Tiit Sokku? Poja, vaata, peamine on reied. Kui teed saad kätte, siis on sokk olemas. Ja papa, teine küsimus. Tahaks nii väga naistega ringi lasta. Ka välja! Oli selline situatsioon või? Kahjuks ei pean kurvastusega teatama, et ma olen ligi 30, ma ei ela enam oma vanematega. Ei, ma mõtlen, sa lähed külla nagu. Ega ma nii ei. Ei ole ikkagi, et katoliiklik taust küll, perekond ja see mõttes. Aga ikkagi mitte selline fanatistlik üleskasvatus, vaid soe ja... Aga siis noorena oli sellist väikest, mis see välismaa sõna on, rebelit ka või? Jah, mina oli see must lammas meie peres. Okei. Ikka jointid ja värgid ja kutsuti õppenõukogu, et... Ma ei saa aru, kas sa tahad meiega rohkem suhelda või ei taha lihtsalt? Ma võin omalt suhelda teiega. Võid jah, palju sul öeldi, et aega on... Reedeti. Ei, palju sulle öeldi, et tal on diktsiooniga. Ma peaks 19.30 tulema... Ei, palju sul aega on reedeti, kui nii perses diktsioon või? Pärast paneme, et pärast... Ma panen aegluupi selle siia alla. Palju sul öeldi, et aega on... Või siis ma panen minule supakad. Sest mul on ainult subtiitrid. Mina pean panema. On üldse aru saanud, ta on ju kuulnud. Ma olen küsinud, siis tal on lihtsalt suvaliselt vastab. Ta ütleb jah, või lihtsalt paneb huupi. Suu liikumise järgi. Aga palju sul seda on ju, sa tead, millal film tuleb välja, on ju? Tead. On sul juba pandud mingisugune, siis pead minema sinna, siis pead minema Mattis Naani podcasti, siis pead minema sinna, on sul nagu mingi tuur pandud kokku? Ma mõtleme, kas ma esilinastusele lähen.
oota, Matis on podcast ainult. Jah, see ongi ainuke. Ja see on pohmellipäevik. Mitte see, ma ütlesin, et lisaks sellele, oot ma pean täis olgu, et mitte nagu, et minu podcast, see teine, see ei ole podcast. Okei. See, et ma küsisin, et kas lisaks sellele, see on meie kahe oma. Okay. Kas lisaks... Mina mõtlesin selle nime üldse välja, see Vaba Visked ja kõik see. Oi, mul hea nimi. Nii. Mis sa hakkasid ütlema? Sorry, me läksime vahepeal. Et esilinastusele ei lähegi võib-olla niuke vend. Ei no, see ei ole nagu ülbitsemine, vaid see, ma ei tea, kas ma julgen ennast vaadata. Selles mõttes. Meil on selline rubriik nagu, geniaalne nimi on ju Vaba Visked. On ju, selles mõttes see on vabas vormis kämamine on ju, et ta nagu... Korra ematsin närga, kui ma seda silti nägin ukse peale, pole peale seda filmimise lõppu kordagi palli kätte võtta. Aga Vaba Viskeid viskab. See on lihtsalt siuke, minu geniaalne siuke copywriting skills. Ja ma vaatasime, et nagu 91. aasta popkultuur on ju. Aga see teeme enne rubriigi nime, ütleme. Õigus, jah. Nüüd algab rubriik. Lisaaeg. Me stopperi võtsime vist, et oleks cool. Ma teen siia lähemale, siis on helituubel. See midagi tegelikult ei... Räägi samal ajal. Nii. Ma oskan väga hästi just filmitsitaate ja siukseid asju öelda. Ja 91 aastad oli nagu väga märgiline aasta. Kui nüüd nagu sellist Tõnis Kahu nagu sellist diafragma häält teha. Ja sellist muusika nagu saad siin Nestor, ma olen Tõnis Kahu. Tõnis, mis sa arvad? See on lihtsalt meie jaoks. Raiskame su aega lihtsalt. Tüüp on mõtlema, fucking mingi naine. Selle lõikame ka välja. Just oli Tinderist jumala hea pihv nagu. Tõin Tommi grilli sööma ja ütles, ma teen sulle hindaka ära. Pärast näeme peldiku. Ta ei ole selline inimene, ma näen näost ära. Nii. Ehk siis 91 aasta, väga märgiline aasta. Oota, sorry, mul on nägu punane, las ma veidi naermisest. Kuna meil korraga samal ajal kaadris. Nii, nüüd. Kui palju sul... Kui ma ütlen sulle 91. aasta, mis sul üldse pähe tuleb popkultuurist? Eesti välismaa vahet ei ole. Ma ei ole aastatega eriti hea niimoodi, ma oskan umbes mingi 90 algusesse või päivutada mingit muusikat ja filmi asju, aga nagu täpselt aastast. Ma ka ei teaks nii. Ma ümisen paari laulu. Ja see on siis nagu see lisaaeg, et sa nagu, et siuke... Mida rohkem ära arvan seda. Sina arva ära. Aga punktid, see tegelikult ei ole oluline, me ei hakka siin... Ja see, ma panin stopperiga kinni, see on lihtsalt, kõik on lihtsalt uus korraks vahetada. Joo on siin, oota. Oota, see tuleb. Te tahate närvis? Ei, nii. Down to Moskva, down to Kakiba, wind of change. Nii et mis lauluga oli tegu aasta 91? Perfektselt Kaarli poolt taas esitatud. Aga see, mis on vihje ongi... Ma pärast keeran päris pitchi õigesse nooti. Vihje on, et tahad vihjeid või? Päriselt tahad või? Jah, ma ei saanud mitte midagi aru. Ei saanud või? Oota, ma ütlen uuesti. Down to Kakiba, listen to the wind of change. Vihje oli selles viimases... Wind of change on siis nimi. Ja kes on esitaja? Ma annan vihje. Tegu on saksa bändiga. Ei ole Rammstein, ei ole Scooter. Ei ole N-Euro. On Kraftwerk. Ei peaaegu. Bändi nimes on krabiline. Mitmuses. Scorpions. Aga tegelikult väga hästi. Wind of Change. Wind of Change, selle panid täppi. Ma ei tea, kust see seal tuli. Kus see küll tuli? Aga jumala perfektselt. Ei ole väga Scorpion flawless. Mina kui, no tõesti, nagu te nägite väga hästi valdan igasuguseid imiteerimise kunste. Ma
ütlen ühe tsitaadi ühest kuulsast filmist. Ka 91. 91 välja lase, hästi kuulus. Come with me if you want to live. Terminaator. Täpsustus paluks. Aga põhimõtteliselt loeme õigeks. Terminaator 2. Kohtupäev, Judgment Day. Nii. Siis üks laul veel. Joon siin, nii. When the lights out. Mis on Nirvana Smells Like Teen Spirit? Kurat, tark poiss. 91, mis albumilt? Come on. Ma ei tea niimoodi albumi. Iga kord kuulen muusikat, ma vaatan, mis album see on. Nevermind. Mitte ma ei öelnud selles mõttes Nevermind, et suva, vaid Nevermind on Nevermind album. Ja, mitte et Nevermind suva, see on väga oluline teada. See on mul lemmik inimtüüp on see, et sa ei tea või? Sa ei tea või? Vaata, mina enamasti muusikat hakkasin kuulama siis, kui nagu DVD-d veel olid, aga... Aga mis mussi sa kuulasid üldse noorena? No eks ma kuulasin küll Nirvanat ka, jah. Ma tõesti ei vaadanud seda, mis loo nimi on tihti peale, ma ei vaadanud ka, mis albumit ja mis aastad oleks välja lastud. Või su lemmik, olles nagu suurelt seotud vanalinnaga, kas su lemmik oli selline mõnus flöödi muusika olde ansast? Üldiselt jah, ma eelistan baariflööt. Baariflööt. Ega su enda diktsioon ka parem. Mulle meeldib baariflööt. Baariflööt. Ja, aga Gregoriani... Gregoriani, jah. No see on hommikune siuke ärkamine, päike paistab kardina vahelt, siis Gregorise Korani. Kas see Gregoriani ongi nagu 2 eesnimelist kokku, nagu on trendi Gregorian, sidekiipsuga? Jaan Gregor. Gregoriani mingi laul. Oota, aga su vend on Marius, on ju? Ta tõlgib poola keelest või? Ja mul on... Oota, nüüd ma ei saa midagi aru. Ma korraks põikasin vahele, sest et seda võib-olla sisse jätame, aga tegelikult on jumala huvitav fakt on see, et tüübi vend... Marius, väga kena mees, väga muhe mees, tundub. Kindlasti tegelikult päris elus võib lõhker vend olla, aga mul on pojal hästi suur puude raamat, mitte nagu puue nagu mitte selles mõttes. Ja tõlkija Marius Peterson poola keelest. Ja, mul on ka olemas see täitsa. Sa ise poola keelt valdad või? Ei, ma oskan ühte sõna öelda. Mis see on? Varssav? Krakov. Puatki. Mis see? No nagu krõbinad. Kui need venna lapsed olid väiksed, siis nad iga hommikul need üles ärkasid kuskil maal või kuskil sõid puatki, siis ma pidin süüa andma. Kas ma mõtlesin nagu... Miks ta lapsed teadsid poola keelt? Sest nende ema on poolatar. Sealt tulebki? Okei, ma mõtlesin teie kaudu kuidagi veel see. Okei, aga siis... Oota, üks veel. Üks veel. Okei, selline. Ma olen popkultuuri fänn. Jah, väga hea. Mis kuulsast 91. aasta filmist pärineb see tsitaat? I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Silence of the Lambs. Ja kuidas see eesti keeles on? Voonakeste vaikne. Just, ma ei tea siiamaani, mis asi voon on. Voon on talleke. No aga see voonake on ju nagu hellitav voon. See on mingi lammas. On jah? No ju vist. Ma ei tea ka ainult läbi selle tõlke nagu. Poola keeles lammas. Marius pandi tõlkima seda filmi, vaata, ütles ta pakid nii vähe saab raha, ma tõlgin ainult esimese sõna. Voonake. Tule aga super. Ma loodan, et sa ei tõsiselt ei võtnud seda. Kätte, see on hea lõpp. Jaa, ei ma tegelikult nagu oligi siuke plaan nagu... Ma ei tea, kas midagi saate kasutada. Saab jumala palju. Allfilm siukest tõesti tahtski nagu. Tõesti see oligi. Meie eelarve on suurem kui see filmil nagu. See on meid.